Minasagro podcasti Põllumehe taskudel. Stuudios on mina, Andrus Lund ja minu vastas istub Andres Kirsipuu. Täna on meil 28. aprill ja me räägime olukorrast, mis meil põldudel valitseb. Ja räägime ka börsist, räägime ka ilmast, nagu ikka. Olukorrast riigis. Olukorrast riigis võime ka rääkida, kui midagi põnevat vahepeal vahele tulebki. Nii, ja hakkakski peale nagu ütleme taliviljadest, mis olukorrad meil taliviljaga on, siis läheks edasi suviviljade peale, ja siis vaataks veel äkki mõne sõna heinaseemnest ja nii edasi. Andres, mis on olukord taliviljadega on? Ega väga muutunud pilt ei ole eelmise korraga, et nisu on küll samasugune. Võrsub vaikselt, aga ma ei tea, siin nädal aega näitab veel külma, et ega ta vist väga ruttama ei hakka või mis sa arvad? No siis ongi siuke tunne, nagu oleks karskusseltsi jõulupeol, et kell 6 hakkab pidu, pudel pannakse lauale ja kella 8 on kork maha käiatud. Täpselt sama siis on praegu meil taliviljaga, et tõesti ega ta väga edasi arenenud ei ole, et me eelmine kord olime siin 2 nädalat tagasi ja siis ütleme nii, et ega ta väga palju temperatuuridega arenenud ei ole, et ega ööd on meil jahedad, täna isegi oli ju -2 meie kandis. Jah, -2,5. Et selles suhtes on jah, et aga mõttes ongi, et aga tööd nagu kipuvad hakkama kuhjuma, et ega tahaks ju ikkagi pritsiga nagu välja minna, aga ei tihka nagu ennem, et ikkagi CCC sinna peale panna, kui sul ikkagi on öösel öökülma. Pritsida sellepärast, et pritsida, jah, see on siuke... No võt jah, et nagu sügeleb küll, aga ei maksa kratsida sealt, kus ei sügele, vaata. Et selles suhtes on küll jah, et praegu nagu ikkagi mina ka veel ei läheks, et ikka ootaks ära, kui need öökülmad üle lähevad, ja siis hakkaks ikkagi, et ega hakkaks seda nisu nagu esimest tõret tegema, et ega Lõuna-Eesti poolest juba esimene kõresõlm hakkab paistma, et ega selles mõttes läheb vist juba CCC-ga suhteliselt ikkagi juba kiireks. Läheb kiireks, ega ma enda põlde ka ja siin ümbrskonna põlde, et Ramirol ja nendel on ikka lehed püstised ja taim kasvab, aga ikkagi aeglaselt, et aga samas, kui järsku soojaks läheb, ma arvan, seda päris ruttu. Muidugi, mis on positiivne, et tuli vihma vähemalt põuda meil. Põuda meil ei ole, põuda meil ei paista. Lükkus 2 nädalat edasi põud. Põud lükkub edasi selle võrraga. Ja ega talirapski tegelikult, ega varasemad talirapsid nägime siin Tartu pool, nägime ka juba esimest õiepunga väljas, et ega tegelikult on taliraps on ka ikkagi arenenud ikkagi päris palju edasi. Õiepungad on väljas ja siin talirapsi pikkus sõltuvalt sordist on ikkagi 30 senti juba kohati, mida mina olen näinud, et tegelikult on ju juba jällegi ka õige aeg kasvu reguleerimiseks, aga jällegi ilm ei luba. Jah, ega sinna kipitab. Tahaks nagu pritsiga minna, paneks sinna väikse kasvuregulaatori, paneks sinna jälle väikse poori ja leheväetse juurde, aga hetkel nagu ei julge. Muud pole nagu midagi, et kui siin soojaks läheb, siis kõik kuhjuvad ja kui on plaan ette tehtud, sul mingi pritsimisplaan, et praegust tuleb juba hakata vaikselt seda mõtlema, et kuidas sa nüüd ümber mängid neid asja. Ei, ega ta tulebki kergelt juba ümber kabetada, et ega siin kõik asju, mida kokku sai mõeldud, ikkagi poole selle külma ilmaga kokku ei pane. Et ega siin võib-olla mõni asi võib ära jääda ja mõni asi tuleb ümber mängida, et selles suhtes aega tuleb plaan ümber teha. Kui juba nisul, ütleme siin vaikselt esimene kõresõlm tuleb, nädala pärast, ütleme, kui siin, ma ei tea, 5 päeva pärast võib-olla saab juba pritsima minna, aga siis võib juba olla, ütleme, esimene kõresõlm rohkematel. CCC-d juba siis pritsida. Jah, mida hästi vähe võib veel, aga... Ega tast kasu suurt enam ei ole. Võrsumisfaasis, et jah, ja siis hakkab tulema, kui läheb soemaks, kes tahab tomboga teha umbrotõrjet, siis hakkab tombo juba peale pritsima ja 2 pritsimise vahel ikkagi, kui CCC teha, siis peaks ikkagi 5 päeva ikka jääma. Et alla 5 päeva nagu 2 pritsimise vahele mina ei jätaks näiteks. Ja kui veel siis on ka veel madalad temperatuurid, tõmbad taime veel eriti stressi. Tombo tahab ikka saada ikkagi 8 kraadi ja ikkagi pluss rohkem, et see alla selle enam maa nagu ikkagi tomboga ei läheks. Ega tegelikult ju kõik umbrotõrjed ja eelmine aasta oli näha seda, et kõik umbrotõrjed tahavad ikkagi, öeldakse küll, et pluss 5 on, eks nad mõjuvad küll, aga tuleb ikkagi oodata. Palju sellest ei piisa jah, et ilm on sula ja vesi tuleb pritsist välja. Ta peaks ikka vähe soem olema. Ma ütlen, praegust mina endal tegin, siin nädal aega tagasi pritsisin natuke fosforit, natukene aminoapet, natuke poori ja siis saingi, ütleme, natukene vastu näppes ja siis sinu sõna, et tark ei torma. Mina tormasin ja öösel oli -3 pärast pritsimist, et
õnneks ei ole nagu näha midagi. jah, aga on kuulda olnud, et inimestel on kahjustanud, võtta ongi, et eks keegi oma vigu nagu ei taha väga rääkida ka vaata, kes on siin külma ette teinud, et selles suhtes ma ütlesin ka, et jah, et selles mõttes ma nagu sellega nende töödega ei tormaks, vaata. Noh, minul oli see, et mul oli leheväetsid olid, ütleme, ainult siuke rahulik segu, aga noh, kui mul oleks seal, ütleme, mingid CCC-d või mingid kaaruksid, midagi siukest sees olnud, noh, siis ma arvan, et see pilt täna ei oleks nagu see, mis praegust vastu vaatab. Nii, taliviljadega meil on Aga, ütleme, taliviljade poole pealt mina tahaks, ütleme veel, noh, võrsumisfaasis oleks vaata vajalik, ütleme, neid mikroseande, ütleme, siuke, et samas jälle, kui tahad panna, vaata, mikrod, CCC, noh, siis tuleb umbrutõrje. Praegust ongi see, et need jooksevad nagu kokku, et... No jah, et mõtlen, kui ilm läheb nagu heaks, siis võib selle kombo teha nagu vähe tugevama. Aga kui see ilm ikkagi soojemaks ei lähe, siis ma ei tea, kellel palju pritsivõimu on, tuleb neid ringe võib natuke rohkem teha, aga et mitte taime kahjustada, et ega muidu saab jälle järgmine aasta proovida ju. Mõtlengi, no ei, noh, vahet töödel peab ikka see töövahe jääma. Päris iga päev ei saa lasta seal, et täna CCC homme leheväetis, umbrutõrje. Noh, ütleme jah, et 3-5 päeva peaks ikka, muidu öeldakse vist, et kuni 7, aga noh, ütleme 5 päeva peaks ikka 2 pritsi vahele jääma. Sellisel juhul. Noh, ja ma ütlen, paljud on OAR-ne maha külvanud. Nii, umbrutõrje on, kes tegid ära mullapreparaadiga, on tehtud, olen näinud. Noh, ega seda mõju me näeme, mis need öökülma sellele teinud on. Ega sellel vist on ka see, et ütleme öökülm ikkagi ju... Ikkagi pärsib, et ikkagi peale pritsimist teha võiks ikkagi järgmine öö peaks ikkagi kindlasti plussis olema. Aga siin ongi, et kellel ebaõnnestus... Siis saab ju korrata pealt pritsimisega, kontaktsega. Koorum plus dash. Koorum plus dash on väga hea lahendus ja seda saab kindlasti soetada. Et sellega saab jah oma vigu parandada siin, kui on tekkinud need vigu. Noh, aga eks ta on siuke väga kallis viga, kui me lööme Phoenixi ja Koorumi 2 tõrjet kokku, siis noh, ütleme nii, et noh, siis saab seemne ernest müüa vist. Raha poolest, et nagu välja veaks. Ei noh, võtad 6 tonni saaki ernest ja tuleb. Ka see on võimalik. Nii, ja nüüd on suviviljad meil. Mis meil suviviljad? Suviviljad küll käib, paljudel on maas. Paljudel on maas ja mina ei ole veel suviteravil alustanud. Meil on seal savised märjad mullad. No, siis ta sõltub vist sellest, kellel palju külvata. Kui sul see külvipind on, kevadkülv on väiksem, siis muidugi, kui sa selle mõne päevaga maha saad, ei ole probleemi, aga kellel rohkem on, ega siis tegelikult tuleb külvata, et ega noh, me ju ei tea ikkagi, palju seda vihma tuleb. Kas jääb kevadkülv kuiva kätte. Ja noh, kindlasti ma ütlen ikkagi suvivilja soovitaks ikkagi, et väetisalakas suhteliselt kõik ette panna. Et oleks see, et ega kui ta kuiva kätte jääb, siis ta vähemalt nälga ei jää. Ja, et suki, ütleme, mis on 80-90 tenni alla minimaalselt. Minimaalselt. Ja ma ütlen, tegelikult võib ka anda kõik, kui plaanid anda see 100 või 110 sellele suviodrale, võib ka selle kõik ära anda. Noh, suvinisul muidugi tuleb anda peale, et noh, üle 100 enni ikkagi ühe korraga ei annaks. Et noh, 100 enni oleks ikka nagu lagi, mis võiks korraga nagu ära anda. Ega siin vist ongi see, et ütleme ilmateadet vaadata, kui ilm näitab, ütleme kuiva, noh siis võib-olla, ütleme, vaata, noh, põllumehed on ikka planeerinud, et see NS või midagi lämmastiku pealt, et noh, siis see ka võib-olla siin endaka juurde. Suht kohe nagu ära anda, et ega praegu nii kaua kui niiskust on, ega me ei tea, mis selle niiskuse edas saab. Aga kui niiskust näitab, siis võib nagu selle pealt ajad siin oodata. Jah, siis ei ole kiiret, siis on nagu see, et ja noh, taliviljal näiteks võiks hetkel vist juba enam-vähem kõik väetsi ära anda, meile see ei rääkimata, et ega tegelikult võiks üle teise ringi nagu ära anda, et võiks oma enamus väetsi kätte saada, et ega kui ta nüüd ikkagi kasvuvoo sisse saab. Siis jah, ega ta kasvab ruttu, noh, ja kui raps on juba 25 centimeetrit kõrge, ja esimesest väetusringist on juba ju möödas 2-3 nädalat peaaegu. 3 nädalat, jah, et mina nüüd endal hakkan selle nädala lõpus väetama teist korda, et... Ei, mul on ka plaan see, et selle nädala lõpus paneks kõik väets ära, et ongi siuke rapsile ja nisule, et talinisul siuke circa 160 enni, noh ja taliodral siuke 120-130. Ei no mõistlik ja siis ütleme mingi suts jätta, ütleme nisul sinna proteiini tõstmiseks lipule faasi. Noh, minu sellest väga suurt uske ei ole, eks see on siuke maitse asi, vaata, et ega tegelikult on, mina püüaks pigem, vaatas praegu neid viljahinda, siis mina pigem püüaks seda saaginumbrit, et saagiga tonn enam saaki annab rohkem raha, kui saad see 6 tonni, ütleme, toiduviljana. See toiduvilja ja söödavilja hinna vahe on endi väikseks juba praegu. Praegust need vahed on jah, natuke niisugused. Noh, oli mingi päev vaatasin, kus oli 17 € või noh, see ongi, et ega see tegelikult on ju, saad tonn rohkem on juba 100, tänase päeva hinnaga 190 € või.
Nii et selles mõttes on igal juhul tasub püüda ikkagi saaginumbrit ja saak formeerub ikkagi praegusest väetamisest. See lipuleeva siis see enam saagil ta juurde enam ei anna. See annab proteiini ja võib-olla natukene seda tera suurus saab nagu mõjutada. Eeldusel, et haigustõrje on korralik ja taim püsib pikalt roheline. Jah, umbrutõrjed tehtud kõik. Ja et niiskust oleks saanud. Kui niiskust ega siin, ütlen, kui nüüd läheb kuivaks, et siis pole mõtet nagu proteiini tõstmiseks küll midagi anda. Et ega see tänase päeval ongi see, et ega taliviljad kindlasti umbrutõrje tuleb teha, suviviljad maha külvata, kindlasti puhitud seemet, seda muidu keegi unustas, see on kõige odavam haigustõrje ja siis suviviljadega on nagu aega. Ja RNR-oal, ütleme, umbrutõrje üle vaadata. Ja rapsil peaks hakkama ka vasti vaatama ikkagi talirapsil ka juba ikkagi putukaid, kes sinna peale tahab ronida. Putukaid siin kuskilt kuulsin, et midagi liigub. Ma endal pole näinud ja siin ümbruskonda põllumeestel, kus ma olen käinud, et sa oled näinud või? Ei ole, nii külmaga ma ei tea ka, et oleks, et see ongi, et ega selles mõttes on, eks see aasta on meil selles mõttes põnev aasta, et vähemalt proteos on lubatud, kellel on laos, saab veel mõnusalt läbi ja kellel ei ole, sellel on asi keerulisem. Ei, tuleb siis kontaktsega panna. No mida sa kontaktsega paned, kui sa päeval väga vist teha ei tohi ja kui mõni asi õitseb näiteks on. Mõni umbrohi näiteks õitseb. Ei, aga umbrohu tõrjud ilusti korvetoga ennem ära. Siis sul sinna midagi õitsveid ei jää, siis teed ilusti teed mavriku või mingi süksuga järgi. Kah õige, sobib, õige. Kui kõik teha ära õigel ajal, siis ei ole mingeid probleeme. Ja ega mis siin rapsi ja nisu polegi. Ongi umbrutõrjed ära teha, kasvurullid. Aga lihtsalt see pritsimist ja kindlasti ütleme see kultuuri vahetus, et kui te teetegi talirapsist teete targa ja korvetoga näiteks ja siis lähete teravälja, et see pritsipesu ja kõik see. See pritsipesu on jah elementaarne. See on elementaarne. Et seda peaks jah kõik nagu ikkagi endal meelde kogu aeg tuletama, et prits on vaja alati nagu puhtaks pesta. Et see ei tohi jääda nagu ikkagi mingid jääke. Ja kõige hullem on rapsi peale minnes vilja pealt, et siis on nagu see, et kui sa oled teinud tombot ja lähed siis rapsi peale, siis on nagu siis kindlasti rapsi ei ole. Ei pea tombot, ütleme ükskõik, mis laialeheline, ütleme, mis võtab siin ristriveelisi. Ja mõte, mis praegu muidugi peaaegu see külma ilmaga aktuaalne, näiteks heinaseemne külv, kellel on plaan külvata heinaseemet, väga õige aeg praegu maha külvata, et kindlasti saaks selle niiskuse kätte, seeme maha kinni rullida, et oleks nagu heinaseeme nagu maas. Et see on ka selline oluline töö, mis on vaja kindlasti teha ka varakult ära, et kes hilja peale jääb, siis võib kuiva kätte jääda ja ei ole sealt nagu väga palju asja olemas. Ja heinaseemnet ongi see ütleme, kevadine kuiv, vaata, mis on see kõige suurem riskitegur. Osad põllumehed ongi läinud nagu sügisese külvi peale, sellepärast, et niiskust on rohkem. Ma ütlen, kõige hullem on see, kes ütleme kevadel läheb natuke hiljem ja siis ta läheb kasvama, siis läheb kuivaks, siis ta kuivab ära ja siis ei tulegi, et see kogemus on olemas, et siis on nagu väga kurb, et see kamar jääb ikkagi väga õre. Ja see parandamine ei ole nagu siuke, See see väga, ütleme, ei õnnestu vist ikkagi. Ei õnnestu, et ega see ongi tühja koha peal tekib selle aastaga umbrohi ja seda umbrotselt kätte ei saa, et ega siis üldjuhul on ikkagi parem rajada korralikult. Ja ma ütlen, kellel on võimalus muidugi soovitaks ikkagi augustis rajada. Kindlasti sügisel on niiskem, augusti esimene pool väga ideaalne rajada rohumad. Ja kindlasti saab järgmise aastaks väga hea kamara. Selle miinus on see, et augustis vaata kõik jookseb kokku, et siis ongi talirapsi külvid, mullaarimise koristus, et see on see miinus. Aga mis ütleme, külvi norme heinaseemnetel kindlasti segudel siuke pigem ja kõrgem kevadel. Kindlasti. See kõik sõltub ka mullaarimisest. Kas on künnipõhine, kas on minimeeritud harimine, kui tasane maa, et ega kui see ikkagi seal on natuke nagu lünkasi, siis pigem see norm ikkagi mingisugune 10-15% suurem, et kindlasti see taimik oleks teha. Et see on asi, kust nagu pärast kokku hoida ei tasu. Rohumaad teed ju ütleme 3-4 aastaks, et kui sa siin alguses midagi kokku hoiad selle 10-15 eurot, mis sa siis võidad sellega? See ei ole mõtteks jah kokku hoid. Nii, mis meil nüüd on? Vilja hind on. Täna tegi... Vilja hind, kuule mäletad, mis sa eelmine kord ütlesid? Ma ütlesin jälle, et ma olen nagu natuke vist pessimist, et ta ei saa igavesti, ükski asi ei saa igavesti tõusta ja igavesti seista. Ja täna kahjuks või minu õnneks pöörs natukene kukkus. Kuidas? Sa räägid põllumeestele vastu? Ei, on, aga tegelikult on jah, see tase on tõesti, kui nali kõrval jätta, see tase on praegu väga kõrge. Tase on vägev. Tase on vägev jah, ja see ongi, et siin on iga enda mehe südametöös, mida ta nagu midagi lukku paneb. Et ma ütlen, kas ta tõuseb, seda me ei tea mitte keegi. Väljavaated viljaturul on huvitavad, et nisu, mais, soja, raps on kõik nagu läinud siin tõesti raketina üles, et
põhjuseid jällegi, ma ütlen, Hiina ostab palju, USA-s on mingil määral jällegi see põud, Argentiinas on põud, on ju. Ja mis mulle nagu silma jäi, oli üks uudis, kus Kanada, kes on üks rapsi suuremaid tootjaid minu arust, maailma suurimaid, ostis rapsi Ukrainast. Aga kas Kanadal on minust on suviraps, peaks olema valdavad kõik suviviljad ju? Aga rapsi kogus on minust, Kanada on maailma suurim rapsi eksportija. Okay. Ja kui suurim rapsi eksportija ostab ise Ukrainast rapsi, et see on nagu huvitav, et ja mõtlen seda tarnet ja kõik, et ma ei tea, kui siin praegu, mis see rapsi hinnad siin olid, et 500... Pörs oli 500 peal. Ei olnud. Selle aasta saak oli, uue aasta saak on 460, kui siin sügisel, ma arvan, raps siin 550 peal on, ma arvan, see pole mingi utoopia. Ma olen ikkagi see optimist. Optimist, jah. Tänane üks kokkostjad pakuvad põllumehele 466, mis on ka väga hea hind. Ja ta mõtlen, et iga mees peab natuke mõtlema, et kas ta kus maalt ja mis kogu seda kinni paneb, et pärast juhtu nii, et 460-ga ei müü ja siis lõpuks müüd 310-ga näiteks. Keegi ei tea, mis sügisel on, aga ma seda ka ei eriti usu, et sügisel ütleme siin 130 peale nisu langeb või nagu siin... ma arvan, nii madalalt tasetena me vist jah, ehk ei tule tagasi. Et siin on, kui ta langeb sinna 160 peale, kus ta viimast aastat on käinud, et võib-olla tõesti sinna 130-120 eurost taset, ma arvan, et siis on mingisugune suur krahv maailmas, kui ta sinna maale langeks. Jah, raha on ju nii palju juurde trükitud, et siin... Aga see, et ta üle 200 on vist kunagi oli, kas 2012 või 14 või? Kui ta oli seal üle 200-ga korissooajal, nii et võib olla. Ja siit on põllumeestel palju raha saada. Põllumeestel on ainult võita sellest. Ja tuleb targasti tegutseda, jah. Ja ma ütleks, eks praegu ongi, et tegelikult on ju kevad on vilja jaoks soodne, kui ta nüüd mõtlen, need viimased öökülmad nüüd aga midagi ei kahjusta, ei viljaga rapsida, mis ta lubab siin 2-3 päeva, siis tegelikult on ju saagi algus on tehtud ja ütleks nii, et hetkel ju kõik, mis alles on, siis ma arvan, talirapsi ju kindlasti 3 tonni talirapsi ja 6 tonni talinisu on kindlasti olemas. 6 tonni ma veel ei julgeks lubada. Vaadata praegust ikkagi ka prognoose, ta näitab siin ka maial kui vihma, et siis peaks täiesti põua peale jääma, et enne korissooaega üldse vihma ei tule. Et praeguse seisuga eelmine aasta oli, kas samal ajal oli äkki natuke kuivem? Oli kuivem, jah. Ma väetasin ja oli tolm oli taga. Selles suhtes ma ütles, praegu on start on meil hea. Et selles suhtes ei ole nagu kurta midagi. Muidugi ongi, et nüüd on vaja kõik tööd õigel ajal ära teha, et kuskilt nagu ütleme midagi nagu lonkama ei jää. Aga eks see ongi, et jälle ilm mõjutab meile. Mõtle, Eestimaa ilm on meil siuke hea ju, et kas on külm, kas sajab või on tuuline ja pritsida ikka ei saa. Et selles mõttes on nagu põnev, et neid hetki peab nagu valima. Ei, ja ma ütlen, siin ütleme, selle viljahindadega nagu hulluks ka minna ei saa, et siin ütlen kõik head ja paremad sinna põldu nagu suruma hakata, et Ei selle ei ole jah, mõtet, et lõpuks pead ikka vaatama, mis on sinna joone alla jääb, et ega igat asja nüüd ka sinna juurde panna, et panen veel midagi ja kas panen väetisfooni sinna lõpuks 200 peale üle 200 ja ta ei anna seda enam saaki enam, et see hetkel, et ega väetishinnad on ka hetkel ju kõrged, et salpeetri tase on just hetkel siuke kuskil ja on salpeetri 260 peal, need see ongi sealt nagu praegu juurde veel panna, kui kelle olemas ei ole, ma ütleks isu jaoks 150-160 on nagu väga okei tase, et sellega ja kui näed, et tuleb, paned siin võib-olla paarkümmend kilo juurde, see ei ole nagu enam nii suur kogus. Aga üle 200 nagu enni ma küll ei näe nagu. See tõesti, mis sa ootad, kui sa tahadki 15 tonni saaki saada siin Inglismaa selle viljelusvõistlus võita, siis tuleb suruda. Jah, aga Eestis ma kardan, see jääb nisku seda pidama. Lõpuks meil on ikkagi nii palju seda, mis peab tõesti väga ideaalne aasta olema. Et siis võib tulla, ega ei saa öelda, et ei tule. Ei, kui siin terve maikuu niimoodi tilgutab seda vihma ja hoiab selle temperatuuri alla 20, siuke ööd üle 10, see on ju taimel ideaalne siuke keskkond ja kui siin juunis mingit kuumalainet ei tule, siuke 30 kraadi kuuma, et siis ma arvan väga hästi. Ja mis ongi, et ütleme, väetuspõhiline, tugev taimekaitse ja siis leheväetised juurde, et aga lihtsalt ütleme mingid, asjadega nagu hulluks ei tase minna. Ei mõtlen niisugune korralikult 2 korralikku haigustõrjet ja sealt mõtleks ei tasu, ütleme, praegus viljaine puhul ei tasu nagu selles kokku hoida, et sa teed nagu kõige odavama preparaadi või ühe komponendiga, et hetkel on turul valikus on väga häid preparaate, et igale hinnaklassile, igale mehele, ma arvan, on sobivaid variante olemas. Jah, küsigi meilt.
anname head nõu. meil on jah, et võtke ühendust, soovitame, kõik on veel pakkuda. Kõiki head ja paremat on veel alles. Kõike saame, kõike paku. Ja mis siin ütleme, leheväetisi kindlasti juurde panna ja mõistlikult, sest jah, et segusi just. Kui teil on ikkagi, ütleme, talivilja väärtusfoon on, ütleme, sa ennem ütlesid siin nisul 160 N, aga kui põllumehel on 100 N, aga siis ta loodab selle N tagasi teha, ütleme, leheväärtusega, see on teil, ütleme, siuke... see plaan nagu väga kaugele lenda, et ega see on näide, kui sa teed lihasuppi selle jankata, kui sa seda liha ei pane, mis sa sellest soolast sinna enam paned, ega see enam suppi nagu ei tee, see täpselt sama on leheväetisega, et kui see põhikomponendid paigas ei ole, see leheväetis ei anna midagi juurde, et ega leheväetis annab siis, kui sul on paigas põhiväetamine, sul on paigas haigustõrjed ja siis paned selle leheväetisega selle hoiad siukest mõnusat tasakaalu. Ja kui sa tead kindlalt, et sul on mingit elementi puudu, siis paned selle kindlalt elementi juurde. Et aga ma ütlen niisama panna, kui sul on väärtustaset muu asi ei ole paigas, siis see leheväetis, ütleme nii, et kindlasti on hea mehi, et hetke seisuga on ring täis, ma arvan, et kui me saaksime järgmine nädal kokku saame, siis ma arvan, äkki on juba ikkagi loodus natukenegi edasi arenenud. Siis on nagu midagi rohkem rääkida, praegust on nagu see, et loodus nagu enam-enam on seisnud, et polegi saanud nagu vahepeal midagi suurt teha, et on siin. Et ma ütlen, ootad pritsi peal, vaatad pritsi ja tahaks nagu minna, vaatad taime, natuke nagu areneb, aga ütleme suhteliselt ikkagi vähe. Et selles suhtes, aga ma arvan nädala pärast, kui ta nüüd mõtlen ja muidugi prognoosid näitavad veel järgmine algul päris korralikku vihma ja kui ikkagi sooja lubab, siis ma arvan, läheb ikkagi loodus, läheb nagu ütleme õide. Ja siis läheb muidugi kõigil... Siis läheb kiireks. Siis läheb kõigil kiireks, et siis pange kõrvaklapid kõrve ja masinasse ja kuulake meid. Ja ega ongi, tõmbaks täna vist osad kokku, ega meil täna ei olegi. Rohkem ühtegi sugust põletavat teemat enam ei ole. Mõelge läbi ja kui teil on mingid nõu vaja, kui teil on vaja mingid preparaate, millegi USA kohta infot, võtke meiega ühendust, leiate meid üles Facebookist, leiate meie kodulehelt kontaktid ja alati oleme rõõmsad teid aitama. Jah, tooted on meil kõik laos, et kui teil kiirelt vaja, andke teada, tulevad kiirelt. Ja et ma ütlen, saame ka nõuga abiks olla, et ega meie nõuhau pool on ka, mis tuleb ka näiteks Leedu poolt, me saame ka sealt poolt küsida, kui mingi toote kohta on mingid probleem, et Leedus on need kogemused ka suuremad nii mõnega asja kohta, et saame sealt küsida ja saame aidata. Jah, aga vist tõmbame joon alla. Tõmbame joon alla ja suur tänu kuulamast ja kohtume järgmine nädal. Soovime teile sooja ilma ja mõnusat niiskust ja et tuleks ikkagi 10-tonnised saagid. Ja kohtumiseni järgmine kord. Nägemist. Nägemist.